muutus. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et rahu, teeme mingi otsus ära ja läheme teele. Igal juhul lähme siis tänase teema juurde ka. Noh, nagu näha oli, te pidite väga kiiresti praegu kohanema. Kui tüüpiline see, et tundub, et te olete varem ka pidanud kohanema ja kiiresti siis nii-öelda ennast kohale tooma. Et see on ka üks niisugune suhte osadest, et võib-olla te saategi kohe kuidagi kirjeldada seda, et kui tekivad sellised olukorrad, niisugused ootamatused, et kuidas teie enda suhtes olete nagu selle koha lahendanud, sest et noh, mul on olnud ka erinevaid suhteid elu jooksul ja on partnereid, kellega võib see kujuneda pingelisemaks ja on partnereid, kellega see lihtsalt noh, siis teeme nii ära ja et saate vaikselt niimoodi seda kohta avada võib-olla siin natukene soojenduseks. no selle kohanemisega meil oli just see ekstaatilise tantsufestival. Seal oli ka meil ajaliselt, pidime esinema üks kellaaeg, onju, siis me muutsime ümber, aga siis teisi inimesi ei teavitatud sellest ja siis kuidagi nagu jooksis kõik kokku ja ma tegin sessiooni samal ajal. Kui vaatan järsku, et okei, keegi helistab mulle, et kas te saate nüüd tulla tegema, siis oli okei, tegin sessiooni ära ja siis kuidagi nagu sain Eliisiga kokku ja siis okei, lähme nüüd lavale ja kõik nagu toimis sujuvalt. Et see kohanemine on tegelikult jah, see ongi see, et sa korra lööb sisse ja siis oota, mis asja meil nagu mingid asjad on plaanitud ja mingid asjad on nagu vaja teha, onju. Ja siis peatud ja siis märkad, et okei, tegelikult on ju kõik hästi, tegelikult on kõik ju nii nagu olema peab. Nagu praegu. Ma No, ei tea. enamik ajast, kui meil viskab niimoodi koos midagi sisse, siis on see, et Eliis ütleb, et okei, teeme ja siis ma vaatan, et oih, ma unustasin vaadata, kas Artjom ka järgi tuleb. Et mina olen siukene, väga kergesti kohaneb sellega, mis Ja on. Eliisil on lihtsam. Ja mul ei teki errorit tavaliselt, vaid mul ongi see, et mul on kohe see kohalolu sellest, okei, praegu on nii, millega ma arvestama pean ja kohe hakkab nagu sealt jooksma. Ja siis on Artjom, kes oota, aga me pidime, aga ja siis ma mingi seisan ja kuulan ta ilusti ära ja siis, kui ta on ennast lahti rullinud, siis ta tavaliselt, okei, teeme siis nüüd nii, onju, et selles mõttes me oleme natuke erinevad tempo poolest ka, onju, Mm-hmm. et ma olen sihuke kiire ja Artjom on sihuke rahulik, et mulle väga sobib. Ma hõljon, voolan niimoodi nagu kala või jah, ma just hiljuti sain teada, et ma olen tegelikult täitsa veeelement, et vesi kukeaastal ka sündinud nagu Voolab nii, et nagu voolan nii nagu vesi onju. mis tähendab, et tegelikult muutustele vastuvõtlik, Mm. et igatepidi me oleme ju improartistid ka, onju, et meie elus on väga palju sellist Improvisatsiooni. hetkepõhist loomingut ja intuitiivset loomingut ja siukest tunde pealt tegemist ja kõike seda nii nagu töös, eraelus, kõiges, et eks me seda naudime ja eks me sellepärast loome neid olukordi endale ka sellistel imelistel viisidel, et jah. Ja mina olen aru saanud, et vaata, et kui midagi nii tugevalt tahab ära luua sellel hetkel, siis noh, siis kui mõned nädalad Siis läheb ta mööda, loobub. et siis võib-olla saad aru, et miks see pidi nii olema. et, Jah. ja mõnes mõttes, noh, mina ka tänase partneri kõrval olles võib-olla meil on nagu see võib-olla keele pool ka, et tema ei saa just seda infot eesti keelest selliselt kätte, nagu võib-olla mind ümbritsevad. Ja siis üsna sageli meil nagu juhtub dünaamikas nagu see, et mina nagu mina eeldan, et tema niikuinii, noh, tuleb kaasa kõigega. Noh, ja eks loomulikult mõnikord on vastupanu ka seal selles, aga just selle koha pealt, et minul nagu automaatselt mina saan kogu info kätte, sest keele tasandil kõik info on minu jaoks olemas, aga tema tegelikult ei saa kogu pilti alati kätte, et siis sellistes hetkedes mõnikord ütleb, oota, kas sa mind informeerid ka natukene sellest, mis nüüd juhtuma hakkab või kuhu me läheme või mida ma selleks üldse vajan. Et see kultuuriruum ja noh, kõik nagu nõuab mõnes mõttes rohkemat, aga samas niisugune nagu emana mulle tundub, noh, emana on võib-olla see nagu, et kui sa, eriti võib-olla, kui sa elad veel mingi maapiirkonnas, on ju, kus sa pead nagu kogu aeg mõtlema mingi viis päeva ette igaks ilmaks ja igaks asjaks, siis ma arvan, et see nagu on kujunenud ka natukene niisugune kohanemisvõime.
ja samas ega ma ei ütle, et isad ei mõtleks, isad võib-olla mõtlevad teistele detailidele mõnikord, kui nad lähevad rändama või kuhugi välja kodust. Et võib-olla see nagu lihtsalt erinevatele asjadele inimesed mõtlevad ja teistmoodi valmistuvad, on ju. Niisugusteks ootamatusteks ja samas ootamatusteks ette valmistuda on nagu üsna keeruline, sest need on ootamatud. täpselt, ma just tahtsin öelda, et selles suhtes ongi vaata, noh, mis ma ise Eliisi puhul näen, ongi tal on tohutu usaldus. Nagu ta lihtsalt usaldab kõike, mis tuleb ja siis lihtsalt maandub ja siis on, onju. Ja siis mul on see, et vaata, ma ühe jalaga usaldan ja siis samal ajal nagu tahaks veenduda, et see ja see ja see ja see ja see läheb nii, onju. Planeeritult. Aga noh, ilmselt see on meeste olemus või meeste loomuses ka, onju, et see, et meil on vaja mingit struktuuri, meil on vaja nagu mingit sellist, et mingit tugipunkti. Et okei, kui me nagu täiesti laseme, lähme voolamisse ja siis usaldame. Aga samas tegelikult see toimib jällegi ühtepidi. Et mida rohkem sellest kontrollist lahti lasta, seda põnevamaks läheb tegelikult see mäng. ja noh, siin juba läheb niisugusesse natuke loomise teemasse ka. Noh, kui ma nagu tajun või tunnetan nagu just seda poolt, mis te ennem ütlesite ka, et Artjom mõnes mõttes on see voolavus ja niisugune, nagu sa ütlesid, natukene hõljun või lähen kaasa, on ju. Ja noh, seda sa ju muusikas rakendad ja kunstis hästi palju rakendad seda niisugust alistumist, on ju, sellele, mis tahab praegu läbi sinu luua. Aga kuivõrd lihtne on seda suhtes teha, kui sa selles dünaamikas võib-olla siis seda meespoolt, noh, ütleme niisugustes arhetüüpsetes mõtetes, on ju, et tegelikult meie sees on ju mõlemad pooled, on ju mõlemal olemas, on ju. Aga lihtsalt, et eks see või noh, see ja täiega võite ümber lükata, et aga noh, minu taju on see, et isegi kui meie paari dünaamikas on nii ja mul on terve elu olnud ikkagi partnerid tegelikult sellised, kelle nagu see sisemine naispool on ka üsna tugev. Et ja minul on tegelikult üsna nagu arenenud meesenergia pool ka, mida ma rakendan väga edukalt igapäevases elus, on ju. Et siis ma näen, et mõnikord nagu see naisena ma tahan kogeda seda alistumist rohkem või nagu just paari dünaamikas. Ja siis ma näen, aga võib-olla minu partner tahab ka täna seda kogeda. Et kuidas teie tajute seda niisugust mängu, et mis hetkedel te nagu mõnes mõttes ka lubate üksteisel vahetada seda niisugust poolust teineteisel ja mis hetkedel nagu teadlikult loote seda nais- ja meesenergia nii-öelda dünaamikaid, et võib-olla avata seda poolt natukene teistele ka. No meie kokkutulemine on tegelikult ka üks suur tervendus sellele nais- ja mees olemuse nii-öelda aspektile, et mina olen samamoodi olnud ikkagi valdav osa oma elust hästi tugevas tegutsejas ja tegelikult pole olnud isegi teadlik, et mul on võimalik naisena teistmoodi luua ja Artjomiga kokku tulles me tegelikult olin sisemise otsuse teinud seda avastada, siis tulin temaga kokku ja siis hakkasin seda avastama. Et täna meil on päris palju sellist jonnimist suhtes selle ümber, et ma nagu trambin jalgu ja ütlen, et ei, ma ei anna seda kohta ära. Ma ei ole veel selgeks saanud, kuidas see käib, järelikult ma ei tea, mis sa tegema pead, tee seda mingit meeste värki, sest mina kavatsen olla täiega naine ja täiega selles sellises voolamises ja võib-olla sihukeses abstraktsuses, mis on oma olemuselt see kaos. Et ma tean väga hästi, mul on väga lihtne kõiki olukordi, kõiki maailma asju lahendada sellest kohast, kus ma teen seda nii-öelda vana endana ehk selle versioonina, kes lahendab mingi meetodiga, mingi, ma ei tea, vestlusega, mingi täpse sõnastusega, noh, võtab kätte ja teeb ära. Ja siis on see teine pool minust, kes tegelikult on selline okei, siis praegu on nii, jääb seisma ja lihtsalt on selle kõige sees ja aktsepteerib seda, mis toimub ja võib-olla ei küsi ega ootagi üldse lahendust, vaid adub seda, et see kõik lihtsalt on. Et ja selle sees on võib-olla siis nagu vahel neid selliseid dünaamika põrkumisi. Põrkumisi ja nihkeid, jah. Et jah, et mõlemad tahaks justkui olla ja mõlemad tahaks justkui korraga lahendada.
ja ei, tuleb mulle ka hästi tuttav ette, et ja just selle koha pealt, et naisena jääda enda sees nagu sellele kindlaks, et isegi kui ma tean, mida ma tahaks, et tema teeks, ma tean, mida ise teha, ma tean, kuidas seda olukorda olematuks teha, et see ei oleks üldse ebamugav. Et jääda nagu selle ebamugavuse sisse ja öelda, et aga ma valin nagu uuest kohast ja ma saan aru, et see ümberkirjutamine käib läbi olukordade enda. Et mina ju õpin iseennast tundma ainult siis, kui ma nagu selles olukorras ei tee nii, nagu ma alati olen teinud, vaid nüüd seisan siin ja vaatlen, mida ma siis tahan, mida ma päriselt tahan, mis on need nagu tunded, mõtted, teod, mida ma pole kunagi varem selles olukorras teinud või mõelnud. Ja kuidas selle kõige sees hoida iseennast esimesena ja lubada teisel, ma ei tea, solvuda, mitte aru saada, tunda, et ma olen teda selles mõttes hüljanud või ei ole olemas ta jaoks või teen midagi, mis ei ole nagu talle hea. Ja tunda siis kõiki neid tundeid, mis tulevad sellega seoses, et ma olengi siis nüüd selline partner, kes seisab paigal, onju. Mis saab, onju, esimene häirekell on see, et nüüd läheb kõik vussi ja nüüd me, ma ei tea, läheme kindlasti raksu ja siis ta arvab, et ma olen maailma kõige nõmedam ja et ma üldsegi ei armasta teda. Kui selle virvarri läbi teed, siis rahuned nagu maha. Ja see on ju ka see, et ma ise ju loon endale neid olukordi, et kogeda mingeid tundeid enda sees. Et näha, okei, see väline versioon minust näitab mulle seda kohta minus endas. Ja siis läbi selle ma lihtsalt lõdvestan järjest rohkem nagu kuidagi see lõdvestumine ja lubamine nendesse kohtadesse ja nendesse kihtidesse võimaldub. Ehk siis enne mul oli pigem see, et ma trampisin jalgu ja mingi jonn oli ja see väike poiss minus hakkas pead tõstma, et oot, mis asja, mis nüüd ja sa ei armastagi mind ja sa, ma ei tea, istud eemal ja ei pööra mulle tähelepanu ja kõik need asjad on ju. Ühtepidi see on mingi selline valukoht, sest tegelikult ongi see, et Eliis on väga targasti välja mänginud selle mängu on ju, ehk siis kui mina lähen mingisse ohvri rolli, siis tema eemaldub. Ta ei tule patsutama seda ohvrit, ja siis mina tunnen seda, et fuck, kõik on läbi lõigatud ja ma ei... kuidas see... See eemaldumine ei ole nagu füüsiliselt nagu ära minemine või hülgamine, vaid see on see, et ma lihtsalt ei tee seda lähenemissammu, mida see nii-öelda nagu kogu see mäng eeldab, et nagu ma teen ennast nii kurvaks ja veel kurvemaks ja siis ma olen veel abitum ja siis üks hetk sa ju pead tulema. Ja mina nagu vaatan ja mõtlen, et ära nüüd mine. Ja ikka ei tule. Lihtsalt olen nagu. Ja siis ma saan aru, et tegelikult see ongi see minu enda sees. Ma pean iseenda sees jõudma sellesse kohta, et okei, see vägi on minus endas. Ja vastu võtta. Vägi vastu võtta, sest ma olen ruumis kogetav, ma olen ruumis kõnetatav, ma olen ruumis lähene, mis nagu võimalikkusega tule ja ole, aga see avanemine peab nagu enda poolt toimuma selleks, et päriselt saaks sellest nii-öelda kohast lahti lasta, sest mida me paari suhtes teeme, me ju hakkame lappima kohe suhet. Et meil on hirm, et kui teine pool kogeb mingisugust tunnet endas, mis ei ole mugav, siis see tähendab suhte jaoks midagi, mis tähendab, et me peame kohe hakkama suhet. Me peame leidma, mis on suhtes valesti, mida mina valesti tegin, mida sina valesti tegid, et okei, ärme järgmine kord nii tee. Ja siis me kogu aeg nagu mätsime seda asja seal kinni ja siis ma ei tea, 2 aastat, 5 aastat, 10 aastat, siis me põrkame ja siis käivad need suured plahvatused, kus me avastame, et oota, me ei saa teineteisest üldse aru, sest ma ei ole tohtinud kunagi tunda nii, nagu mina tunnen ja teine pole tohtinud kunagi tunda nii, nagu tema tunneb. Ja igasuguste tunnete peal on meil nii palju hinnanguid ja arvamusi, et see tähendab, et me lähme üldse kohe lahku, kui midagi juhtub. Et see traditsiooniline mudel pöörata pea peale ja jääda päriselt kohale kõikide tunnetega, mis siis on, et nagu mina tahan ja tema tahab midagi muud ja siis tal on tunne sellega seoses ja mul on tunne sellega seoses, et meie viimase aja paari kuu selline nagu kõige aktuaalsem teema ongi see, et kuna mina ei ole väga hea ruumi nagu esimene tundja, ehk siis see, kes nagu tunneb filtrita oma tunnet ja tal on suva, mis teised tunnevad. Ma olen ikka selline, kes veendub, et kõik on valmis. Nüüd ma ääri-veeri ütlen, et mul siin on natuke kurb ja siis vaatan, kas keegi hakkab pärisema, okei, ma siia siis seda kurbust ei pane. Ja kui seda kohta siis nüüd muuta, siis tekibki see olukord, et tegelikult sul on võimalik öelda välja, et kuule,
mul on ka tunded ja lepime kokku, et sa lihtsalt ka hoiad ruumi sellele, et see tunne on ju, et Artjomi üks väga suur nagu kingitus on see, et ta on hea ruumihoidja, aga samas meie nagu lähisuhtes ja intiimsuhtes see tähendab seda, et ta tahab ära parandada seda tunnet, mis mul on, sest ta arvab, et see tähendab tema kohta midagi. Ja siis ongi see, et ma ikka veel ei saa sedasama kohta nagu kuidagi tervendada, ma ei saa seda tunnet tunda, sest juba Artjom tuleb lapiga ja pühib seda tunnet kokku, et nagu ei ole midagi, siis ma mingi kuule, tead, nüüd on nii, et paned selle lapi käest ära ja seisad koos minuga, sest ma ise ka ei tea, milline see tunne on ja kuhu see minna tahab. Et see on võib-olla see nagu kõige aktuaalsem koht, et kuidas siis päriselt jätta see individuaalsus teineteisele alles ja nagu õppida, et okei, meie suhe pole ohus sellest, et ühel või teisel on tunded või tujud või mõtted või arvamused või eriarvamused, et me mahume ju tegelikult ära selle suhte siis. Absoluutselt. Ja noh, kui ma siia nagu selle teise poole toon, et kui mina võib-olla ootan partnerina, et minu mees tuleks, hoiaks mulle ruumi, noh, nii-öelda minu nagu mingi, noh, see tüdruk minus, kes tahab olla nähtud ja kuuldud, on ju, siis mina olen ka geniaalselt kuidagi loonud endale hetkel just partneri, kes ütleb, et kõik, mis sa tunned, on nagu, see on kõik okei. Et tema jaoks oli alguses minu pisaratega keeruline toime tulla, on ju, aga tema nagu selles suhtes nagu lükkab mind kogu aeg selle poole, et ära oota väljaspoolt, hoia ennast ise ja tema saab nagu, ta on nagu ka hästi niisugune vahetu peegel, et tema saab mulle lähemale astuda just siis, kui mina olen hakanud ennast hoidma. Ehk siis mitte sellepärast, et teda päästa, vaid lihtsalt, et mina teeks seda iseenda jaoks. Ja selles suhtes, ja see on olnud nagu see, et lood ikkagi perfektse partneri alati, mis nii hästi mätsib nende sinu nagu kohtadega, on ju. Et minul nagu see väike tüdruk nagu hullult tahaks tähelepanu, aga ta ei julge küsida ja samas nagu tahab kogu aeg väljapoole nagu toetuda, et keegi teine nagu ütleks, et kõik on hästi ja sa oled väärtuslik ja sa oled hoitud, on ju. Ja samas tema ütleb, et mina olen olemas, ära karda, ma ei kao küll kuhugi ära, aga sina pead ennast hoidma. Tema ei saa justkui mulle, temal nagu sisemiselt, ta ei saa tulla nagu sellele ohvri kohale, sellele tüdrukule ligi. Ja ma arvan, et see on nagu, see on üks hästi ilus koht, kus olla ja samas kui oluline selles on ka see, noh, mõnes mõttes niisugune teatud laadi kinnitus, kus ta ütleb mulle, et noh, tema viis oma tunnetega toime tulla on see, et tema aeg-ajalt tahab võtta selle oma aja ikkagi noh, niisugune päev, 2, kus tema ütleb, et kuule, nüüd on see hetk, kus mina olen oma ette. Ma lihtsalt tegelen nende tunnetega, ma lihtsalt olen sellega ja palun ära suru ennast sinna sisse, anna mulle see ruum, mis on mulle hästi raske, sest see tundub mulle eemale tõukamisena. Aga kui oluline on see, et me siis nendel mitte-emotsionaalsetel hetkedel, kus midagi pole aktiivne, kus me nagu mõnes mõttes oleme teinud omavahel mingid kokkulepped, et ma ei tea, ma ei jookse minema, isegi kui ma emotsioonis midagi ütlen või sina ütled midagi. Me jääme, me tuleme sellest nagu läbi, räägime sellest siis, kui see emotsioon on tehtud. Et kas teil on ka mingid taolised nagu kokkulepped, et loomulikult sellel hetkel sellel pisikesel inimesel ei pruugi see alati meeles olla, mida on öeldud või hakkab kahtlema kuskil enda sees, et äkki nüüd lähebki minema, on ju. Aga et mõnes mõttes kui oluline on ikkagi ka sellisel teadlikul hetkel suhtes nagu mingites kokkulepetes olla, et kuidas teie seda näete? Kas teil on mingid kokkulepped? Ma ei teagi, otseselt vist kokkulepet ei ole. No selles on see, et meie suhe on rajatud on ju aususele, mis tähendab, et ausus enne kõike. Mõlemal on õigus öelda ausalt välja. Mõlemal on nii-öelda vastutus seda ausalt väljendamist teha südamest, mitte peast. Ehk siis mina vastutan selle eest, et kui ma hakkan midagi ütlema, siis ma mõtlen peale, kuidas see maandub ja teen seda oma nagu südametasandilt, mitte selle emotsiooni pealt, mitte sellest mõttest, mitte sellest mingist käivitajast.
et see on nagu, see on see võib-olla ja teine asi, mis kehtib kogu perele, mitte ainult nagu paari suhtes, vaid noh, üldse meie suhestumises inimestega, meie suhestumises eluga, meie suhestumises meie oma perega, on see, et armastus ei kao ära ja armastusega me ei kauple, me ei nagu tee seda käiku, et nagu kui sa nii teed, siis ei ole armastus, kui sa nii teed, siis on armastus. ja armastus ei kao ära ja selle olemasolu võib kinnitada teineteisele ka sellel hetkel, kus on kõige-kõige raskem, et lastega näiteks samamoodi, et isegi kui nad on nagu pahas tujus, nad on väga ülevoolavad ja mis iganes korda saatnud midagi, mille peale sa tahaks öelda, et nagu mul ei jagu mõistust, siis sa ütled, et okei, ma olen su peale väga-väga pahane, aga ma armastan sind ikkagi, kõik on selle armastusega kõik hästi, et see on nagu see, mida me kommunikeerime omavahel, mida me kommunikeerime nii-öelda igatpidi, on ju. Et see on ka meie töö nii-öelda kõige alustala, et armastus on midagi, mis on kogu aeg ja selle sees ja selle peal ja selle ümber saab kogeda seda inimeseks olemise rõõmu tegelikult, on ju. Et reegleid kui selliseid rohkem meil ei olegi nagu vaja olnud, on ju. No ma enda poolt tooks selle näiteks, noh, sa ütlesid ka vaata, et sa pigem tõmbud endasse ja siis sa ootad välisest, et keegi tuleks ja teeks, on ju. Mul on täpselt samamoodi, aga siis samas mõtlengi, et ma olen järjest rohkem hakanud jõudma sellesse kohta, et okei, ma näen seda väikest poissi, kes jonnib ja kes tahab lihtsalt, et ma ei tea, terve maailm hoiaks ja patsutaks ja kõik kuuleks teda ja näeks teda, on ju. Sest noh, ma ei ole ju väiksest peale kuuldud olnud nagu sõna otseses mõttes, sest mu vanemad ei kuulnud, ei kuule. Ja Eliisi puhul ongi see, et kui ta eemale tõmbub või nagu eemaldub energeetiliselt, et ta nagu hoiab enda energiat ja ta on enda selles ruumis ja mina tunnen, et kõik on lihtsalt nagu mind ei armastata ja kõik on nagu, armastus on otsas ja ma ei tea, ma tegin midagi valesti ja no, absoluutselt kõik need programmid ja lood, mis käima hakkavad, siis sellel hetkel ma järjest rohkem teadvustan seda, et okei, aga ma saan ju ise esimese sammu teha. Ma saan ise tõusta püsti, isegi kui see on fucking ebamugav, ma lihtsalt lähen ja ma ei tea, okei. Ja kas või toetan korraks või kallistan või teen midagi. Ja see on juba see, mis loob uusi neuroühendusi. Sest kogu see programmeering ja kogu see programmide jada ja uskumuste jada, mis meie sees on, ma ei tea, mingi 30, 40, 50, 80 aastat olnud, see ei käi ju sõrmenipsuga. Me hakkame ju uusi neuroühendusi looma selleks, et mäletada seda, et mida me saame valida. Ja see käib läbi keha. Ja see käib läbi keha, mitte mentaalse. Ja iga kord, kui sa valid kehaliselt, et okei, ma ei tea, no päris korduvalt on näiteks sellised kogemused olnud, et ma istun ja siis ma tunnen, et okei, ma oleks nagu mingi teises ruumis ja siis ma hüppan välja sellest ruumist ja ma ei tea. Füüsiliselt ka. Ja füüsiliselt nagu liigutan teise ruumi ennast. Ja siis võtan Eliisi kaisu ja kallistan teda või tõusen püsti ja ma ei tea, hüppan, teen kätekõverdusi, jooksen, kargan, mis iganes, no kõik võimalikud asjad. Eliis ka mingi aeg tagasi rääkis mulle, et iga kord, kui mul mingi flip tuleb, on ju, siis ma tõuseks püsti ja läheks jookseks lihtsalt, hakkaks jooksma. Ja siis mingi, see nagunii ei toimi. Noh, juba selle seoses hakkan programmeerima, et see ei toimi. Et ma ei peaks seda tegema. Et ma ei peaks seda tegema, sest mugav on ju lihtsalt olla ja ma ei tea, äkki see ükskord tuleb. Aga see ei juhtu. Et ma pean ise selle esimese sammu tegema ja see ongi äärmiselt ebamugav selles mõttes meele jaoks. Aga kehaliselt tegelikult see relief ja see vabadus ja see avarus, mis tekib selles hetkes, kus sa lihtsalt astud sellest vanast mustrist välja ja lood selle uue. Kas või sammu kaupa, gramm-grammi kaupa, noh tegelikult see käibki gramm-grammi kaupa, valid seda uut, isegi kui sa järgmine hetk ei mäleta, et sa seda uut saad valida, siis ikka kuidagi moodi sa jõuad selleni uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja mida rohkem sa valid, seda kergem see on. Ja see sama on, et kui see emotsioon või asi ei ole üleval, siis tuletada teineteisele meelde, et mäletad, et me leppisime kokku, et mina seisan paigal, sa võid nagu minuni tulla millal iganes, aga ma ei tule sellesse mängu, ma ei saa füüsiliselt tulla.
ja see ei ole meile kummalegi kasulik. Ja teine pool saab kinnitada, et okei, nagu, et jaa, ma võtan nagu vastu selle koha, et ma ei ole võimeline sealt alati välja tulema, aga ma tahan jõuda sellesse kohta, ehk siis te lepite nagu sellel niisugusel rahulikul perioodil ikkagi kokku, et see on see, mille me nagu nüüd ära teeme, sest siis on mõlemal see nagu kindlustunne selles olukorras sees on nagu meeles, et okei, me oleme rääkinud sellest, isegi kui ta praegu ei mäleta, isegi kui praegu tundub, et see nagu on täiesti vales suunas, siis ma jään kindlaks sellele kokkuleppele, ma olen seda väljendanud, me oleme kokku leppinud ja siis me saame sammu kaupa seda teha, sest et see noh, tegelikult võibki võtta nagu kiht-kihi haaval väga palju korduseid, enne kui sa saad aru, mis on sinu füüsilise keha jaoks see tegevus, see selline aisting, mis tegelikult nagu selle protsessi paneb siis nagu teises suunas liikuma või toob su sellest kohast nagu ütleme siis nii-öelda kõrgemasse sagedusse, mis on nagu siis avaram, kergem kui see koht, kus sa oled kokku surutud ja tunned, et kogu maailm on kuidagi ära lõigatud sinust. Sest noh, ma olen hästi ruumitundlik ka ja iga kord, kui ma selle hüppe teen, siis ma mõtlen, et kuidas ma siuksesse porilampi olen jälle kukkunud. Ja Velke. Et iga kord nagu see, et vau, see sageduslik erinevus on nii drastiline ja sellel hetkel ei taipa ju, ei koge, sest noh, sa oled ise ühes sageduses ja teine inimene on teises sageduses ja siis on mingi täiesti erinevate ruumide vahe. Et see on hästi-hästi põnev tegelikult, kuidas partnerlussuhtes me näeme iseennast läbi teiste spektrite ja läbi teiste selliste kihtide. Ja. Ma olen samamoodi seda kogenud ja ma ise arvan, et ühed suuremad, et kus ma olen kogenud just seda mõnes mõttes niisugust, ütleme, paarisuhte tervendamise konteksti, et kus sa oled seal paarisuhtes sees ja kui su partner on valmis ükskõik kas tegema sinu jaoks mingeid samme või sina oled partneri jaoks valmis tegema mingisuguseid samme, et siis noh, eks see räägib midagi ka minu kohta, et minu partneritel on olnud nagu kõige keerulisem ära kogeda võib-olla vihatunnet või neil on olnud nii suur hirm iseenda viha emotsiooni suhtes, on ju, kus tegelikult mina olen nagu läbi just selle, et ma olen lubanud ennast mingitesse erinevatesse enesearenguruumidesse, kus ma olen mõnes mõttes saanud kasvõi mõne tehnika, lihtsalt mingi pisikese tehnika, et kuidas olla kasvõi selle viha jaoks olemas, on ju. Ja mul on nagu selles mõttes nagu kuidagi kaks paralleelset suhet selles, kus ühes suhtes partner oli olnud nagu minuga koos selles samas ruumis, kus õpiti konkreetset tehnikat ja siis ma ütlesin, et kui meil tuli nagu see, et temal oli raske oma vihaga nagu olla, siis ma ütlesin, et kuule, mäletad seda praktikat, noh, me olime eelnevalt juba mitmeid kordi rääkinud ja noh, tema andis mõista, et jah, ma tahan nagu, okei, järgmine kord, kui see kuidagi kerkib, proovime nagu läbi konkreetse praktika. Ja siis see toimis väga hästi, sest ja me pidime seda mitu korda läbi tegema, eks see ikka ongi nii, et sest see spiraal ka ikkagi ju tahab kogu aeg ju mingite vanade kohtade peale vajutada, eriti pikaajalises suhtes, on ju. Ja samas nagu ka see kogemus, et kuidas minu praegusel partneril, temal ei olnud nagu ju seda teoreetilist tausta kuidagi sellest, et ja ka usaldust mingite, ma ei tea, tantristlike praktikate ja kohalolu praktikate suhtes. Ja siis ma nagu lihtsalt ütlesin, nagu kasutasin lihtsalt seda põhimõtet, et ma armastan sinu viha nagu ka sellel hetkel, kui ta oli ülivihane, aga noh, mina olin ju kohal, on ju. Ma ütlengi, et aga ma ei karda su viha ja ma olen selle jaoks ja ma armastan sind selle vihaga ka. Ja siis ma nägin, et see sama põhimõte lihtsalt, mida muidu tegid seal lihtsalt läbi praktika, on ju. See ikkagi kandub ja samas nagu noh, see, mida mina olen kogenud ja te saate ka mõelda korraks nagu enda ka võib-olla eelmistele suhetele, et kui suur vahe võib olla sellest ühest küljest, et partner on ka sellel enesearengu teel või siis teine versus on see, et kus partner näiteks ei tule üldse nagu, ta ei taha nagu seda selliselt näha, et see on tegelikult see suhe on kuidagi tervendav või see suhe, et siin peab midagi üldse tegema või kes siin peab üldse teadlik olema kuidagi, on ju, et noh, et need teadlikkuse tasandid võivad olla nii erinevad ja samas noh, alati on ju kõik perfektne, on ju, et ega seal ei olegi, et mina ei saa oma partnerit lükata arengusse, aga
aga samas mina ei pea peatuma iseenda arengus selles suhtes ja see, et tuua nagu sellesse tänasesse teemasse ka sisse rohkem, et kuidas teie olete kogenud seda iseenda arengu perspektiivi just suhtes olles ja, ja, ja kas te võib-olla läbi erinevate siis suhete või kooselude olete ka kogenud seda mingisugust erinevust, et mitte nagu ja just selle koha pealt, et kuivõrd te näete just seda isiklikku aspekti, et kui palju sa pead ise siis seal suhtes olles selle enda teadlikkuse eest nii-öelda, ma ei tea, kas või selle nimel natuke pingutama või rohkem kohal olema või kuidas teie kogemused sellega seoses on või mis te sooviksite teistele öelda sellega seoses? No esimene aspekt, mis nagu kohe väärib märkimist, ongi ka see, et suhetes, mida tihtipeale nagu arvatakse just sellel tasandil, kus ei ole seda enese arengust tulevat aspekti, vaid on lihtsalt nagu tahame olla teadlikud aspekt on ja siis kohe tekib see, et kui meie tahame olla teadlikus suhtes, siis see on meie ja kaob ära see koht, et aga see iseteadlikkus, see eneseteadlikkus on olulisem aspekt veel, et seal selles ruumis tegelikult, mis vahe, mida mina nagu kogen, ongi see, et mina olen teadlik olnud kogu oma elu selles mõttes teadlik, et ma olen kogu aeg tegelenud mingisuguse asjaga enda sees, mõistnud, et kõik algab minust, see on olnud nagu vähem aktuaalne või vähem selline luubi all minu jaoks, aga see on kogu aeg minuga kaasas käinud. Ja samal ajal ma ei ole mitte kunagi mitte kellelegi heitnud ette seda kohta, kus nad on, vaid ma olen nagu mõistnud kõiki inimesi, kellega ma olen koos olnud, kellega ma olen suhelnud, suhestunud, sõbrad, tuttavad, igasugustes vormides suhted. Ja mida ma nagu märkan väga kontrastselt on nagu tänase minu ja tänase minu suhte vahel ongi see, et me ei ole enam nagu selles kohas, kus me vaataks esiteks mingisuguseid probleeme või kohti, mis on nagu meie vahel valesti, vaid seal ongi see koht, et sa jõuad sellesse aspekti, et okei, mina tegelen enda sees sellega, sina tegeled enda sees sellega, mis see meile loob. Mingid nihked tekivadki sellest, et me oleme nii nagu erinevate teemade küljes ja siis meil on nagu raske ühendusse tulla, sest mina pean loobuma sellest millestki, mis ma olen just kätte saanud ja nagu mõelnud, et oota, ma kohe lahendan ära, oota natuke. Ja teine mõtleb samamoodi, on ju. Ja siis tekib see perspektiiv, nagu see pühadus selle ümber, et teine inimene on nii vaba kogema, mida iganes tal on vaja kogeda. Mina saan täiesti vabalt valida, kas ma praegu olen võimeline lähtuvalt endast toetama või ma vajan nagu seda kohta, et ma praegu ei saa tulla, isegi kui sa väga vajad mind, ma lihtsalt ei saa tulla, sest ma ei ole valmis ja ma ei saa siit midagi anda. Et selles nii-öelda teises pooles võib-olla ongi suhted on selline koht, kus see üks teeb endaga tööd ja isegi kui ta mõistab nagu viimse hetkeni seda teist poolt, kes ei tee tööd, ei taha teha tööd ja mõtleb, et see suhe võiks lihtsalt iseenesest olla, see tunne, mida see inimene kogeb, tegelikult kogevad mõlemad seda seal suhtes on see, et me oleme üksi. Me oleme nagu täiesti üksi. Me oleme koos, me võime olla väga heas nagu suhtes, nii-öelda intiimelu võib hästi olla, kõik võib hästi klappida. Meil ei pea isegi tülisid olema. No, minu eelmine lugu oli siuke, et me isegi ei tülitsenud. Aga mis on see tunne, see baastunne on see, et me oleme täiesti üksi. Me oleme täiesti eraldi, sest me ei tee teine teisega koos seda läbi, et kuule, mis sinul toimub üldse, millega sa üldse nagu enda sees toimetad. Kas ma saan kuidagi sind toetada, sest me oleme ju koos, me oleme valinud seda elu kogeda koos, et seda ei toimu ja selle peale nagu hakkabki see nagu lahku kasvamine, seda oma olemuselt ongi, on ju, et inimesed leidsid selleks kokku, on ju, et seda teadliku suhte ruumi ongi tegelikult kõige ilusam kogeda siis, kui tekib see püha individuaalsus, mille pealt ühendusse tulla. Mitte, et me oleme nagu nii läbisegi ja ei saa enam aru, mul ei tohi olla ei hobusid, ei mitte midagi, sellepärast et äkki see segab kedagi või ma pean nagu olema kuidagi hästi ohvrimeelne ja ära andma kõik, mis mulle meeldib selleks, et tulla kellegiga kokku, on ju. Et me oleme natukene võib-olla ühiskondlikul tasandil tagurpidi ehitanud seda lossi. Ja nüüd teadlikkus minu jaoks suhte sees ongi see nagu vabaduse võti, et sa saad olla ja sa saad lõpuks tulla sellesse kohta, kus mida iganes sa iseendana kogedes oled ikka hoitud ja sul on ikka see suhe alles, sellega nagu ei juhtu midagi, et see on see püha ruum, et armastus on alles. Armastus ei kao kuskile, jah. Et ma olen täiesti nõus, jah. See ongi see, teadlik suhe
minu jaoks ongi tegelikult vabadus olla mina ise. Täpselt nii, nagu ma olen. Ja austada ka partnerit, on ju. Noh, miks suhted tihtipeale lahku lähevad või laiali hargnevad, on sellepärast, et see sageduslik vahe kahe inimese vahel on nii drastiline. Ehk siis üks liigub ees teadlikkusega, noh, ma ei tea, mis iganes hobid on ju, või võib-olla ongi see, noh, toome näiteks selle, et inimene tegeleb endaga, vaatab enda, ma ei tea, kogeb emotsioone läbi, lubab kõiki asju läbi, on ju, vabastab need lood, vabastab need programmid ja siis teine inimene vaatab, et oo, sa liigud ees ära, aga järgi ei tule. Ja siis ongi see, et see sageduslik nihe on see, et üks on kuskil siin sageduslikult, noh, mitte nagu hierarhilises mõttes, aga sageduslikult on nagu üks on siin ja teine on siin ja nad räägivad erinevat keelt ja nad ei kohtu sellel südameruumi tasandil, on ju. Et isegi kui see põgusateks hetkedeks on, siis see nii-öelda see ei toida või ei kanna, on ju, see vundament ei ole enam see ühine, sest et ega meie oleme ka aeg-ajalt ikkagi nihkes ja teeme mingeid protsesse, kes on kuskil minevikulugude küljes kinni, kes on kuskil tuleviku ootuses kinni ja siis on samasugune nihe. Aga point on selles, et meie vundament on rajatud nagu ühele sagedusele ehk siis kokku tulemine selleks, et me mõlemad, see toimub selles, et okei, laseme kõigest lahti ja lihtsalt oleme ja see on see nagu, mis teeb selle puhastuse ise ära, on ju, et see kannab, aga tihtipeale, mida jälle suhetes tahetakse teha, on ju, et noh, anna sa mulle oma probleem, ma annan sulle oma probleemi ja siis proovime neid koos lahendada ja siis vahetada ja siis mida iganes teha nendega, on ju, et see tegelikult ju noh, see ühendus ei ole meil selle jaoks, et võimendada nii-öelda nagu lahendusvõimekust, vaid ühendus on selle jaoks, et me mäletaksime, et see sisemine armastus on meist väljaspool peegeldumas tagasi täpselt selle võrra, kui ma tulen kohale ja luban ja võtan vastu. Et nii kui ma unustan ära selle kohale tulemise, kasvõi läbi ohvri rolli, et ma nagu ütlen, et keegi peab tulema ja ütlema mulle nii kõvasti, et ma kuuleks, no siis seda ei ole võimalik karjuda nii kõvasti, sellepärast et vastuvõtmist ei eksisteeri selles olekus. Täpselt. Kohalolu ongi tegelikult võti selles kõiges. Elumängus, armastuses ja noh, ma arvan, et ma selles mõttes ma nõustun, et ma ei ole lihtsalt võib-olla kunagi niimoodi vaadanud nagu enda praegusele suhtele ka nagu just sellest teie vaatenurgast. Aga ma arvan, et meie puhul ka toimib hästi see, et tegelikult kõik algab sellest nagu indiviidist või sellest igaühest iseendast, sest et ja sellest vabadusest, et mul on tegelikult vabadus olla selles suhtes, et mõnes mõttes, et kui me räägime siin niisugustest suhetest, kus me võib-olla oleme mingis kaassõltuvuses näiteks, et see, mis mind hästi kõnetas minu praeguse partneriga suhtlemise alguse puhul oli see, et noh, et sinna loob nagu seda kontrasti veel see juurde, et minu partner on tegelikult ju moslem, on ju, kus meie maailmapildis on nagu eelarvamused selles suunas nii suured olnud nagu üldises programmeeringus ja kui tema ütles mulle, et seal on küll nagu põhimõte selles, et näiteks, et mehe raha on naise raha ja pereraha, aga naise raha on naise enda oma. Ja siis meil oli mingi arutelu sel teemal ja ta ütles, et ja oligi nagu see, et noh, minu sees oli ju mingi mäng nagu, et umbes, et appi, et ma ei tea ju, milline ta on ja ma olen nii palju asju kuulnud selle kohta. Aga kui ta ütles mulle nagu välja just selle, et tegelikult on iga mehe jaoks tegelikult kõige suurem kingitus see, kui naine saab ka iseseisvalt hakkama ja samal ajal on valmis vastu võtma kõik, mis mees talle soovib anda, ka nagu materiaalses maailmas. Et siis ta ütleski, et see vabadus mõlema jaoks säilib sellel hetkel, kui naine lubab olla endal iseseisev ja vaba selles mõttes, et seal tekib ka nagu see võrdsus naise jaoks ja juhul, kui mehega midagi juhtub, siis mees teab, et naine saab iseendaga hakkama nii emotsionaalselt, materiaalselt, lastega, on ju. Ehk siis, et mõnes mõttes, et
et miks ja meie suhe on hästi palju selle pealt, sest et noh, nagu öeldakse, et lõpuks me sureme ju üksi, on ju. Ja sinna me ei saa tegelikult oma kaaslast nagu kaasa võtta, isegi kui me väga tahaks, siis noh, isegi kui me füüsiliselt võime samal hetkel on ju seda teha, siis tegelikult me sureme eraldi, on ju. Ehk siis, et mõnes mõttes ja suhe saab minna nagu järjest tugevamaks, mida vabam ma isiklikul tasandil olen, seda suurem vabadus on olla nagu selle teise inimesega järjest nagu valida teda, isegi siis, kui ma ei pea temaga koos olema, aga ikka ma valin, vaata. Et ma ei pea andma mitte kellelegi või ma ei pea võtma vastu mitte midagi, ma ei pea nagu, et põhimõtteliselt ma ei pea mitte midagi, aga ma ikka valin ja sa tahad valida ja sealt hakkab see mäng nagu pihta. Ja see ongi hästi mõnes ilus, mõttes see oli. Nii, räägi. Sa jäid pausile ja siis ma mõtlesin, et sa lõpetad. Ja mul võib-olla siin see ühendus siin mägede vahel on niisugune, et aga mõnes mõttes see, mis ma sellega tahtsin öelda, on see, et see oli hästi suur tõuge mulle, miks oma niisugusest kaassõltuvuslikust nagu mustrist välja astuda, kuhu ma iseennast nagu läbi niisuguse ohvri koha peal, et ma justkui minu väärtus tahtis seisneda selles, minu enda mingi loo jaoks, et kui mees annab mulle kõik, siis mina olen väärtuslik naine. Ja selle pealt siis ise tekitasin endale mustri, et kus ma siis nagu tahaks olla nagu hästi kaassõltuv, nagu põhimõtteliselt, kui seda on nagu kummaline mõelda, et üldse inimesest ei mõelda, aga kui ma läksin nagu sinna loo tasandile ja ma sain aru, et see tee ja mõnes mõttes, eks ma olen ise siis nagu ka mingid väljakutseid endale loonud, aga ma näen, et see rajab nagu seda hästi vaba mind, kes ei pea nagu selle tüdruku koha pealt mingit armastust ega ma ei tea, mitte midagi nagu küsima, vaid sellega tekib nii palju nagu enam vabadust, et see on olnud nagu minu jaoks üks mingi ajaetapp, kus ma nagu teadlikult sain aru, et ma ei pea tõestama mingist suhtest väljaastumisega oma kaassõltuvusest vabanemist või vastupidi, on ju, aga lihtsalt, et see on ju minu enda muster, mida mul on võimalik ka nagu suhte sees olles rahulikult samm-sammult lahendada. Nii, lapsed, jah? Aku on hoopis tühi, aga ta kohe lendab raadio järgi. Ja. Aga jaa, Elis, kuidas sina tajud seda nagu ise nagu naisena kasvamist seal niimoodi, et kuidas sina oled näinud seda, et sa ütlesid, et sul on olnud niisuguseid erinevaid pooli sinus, mis on võib-olla elus, et see mees niisuguse tegutsevast energiast naiseliku usaldusse liikumine. Jaa, meil jäi pooleli. Et küsimus oli selles, et kuidas sina naisena oled tundnud seda niisugust või üldse, ma arvan, et see kehtib mõlema puhul, on ju, et kuidas teie olete tajunud just seda, et mille järgi teie valite siis nii-öelda seda isikliku tasandi arengu vajadust või vaata, et kui mina tõin näite sellest, et ühel hetkel ma nägin, et minul oli fookus on ju seal sellel, et mul on nagu kalduvus võib-olla sinna mingisse sõltuvuslikesse suhetesse minna, et saada kinnitust, et ma olen armastust väärt, on ju. Et siis, et kas te lähete puhtalt nagu isikliku huvi või nii-öelda see, mis kerkib pinnale teed või on ka valikuid nagu selles mõttes suhtest lähtuvaid valikuid, mida te võib-olla teete, et mõnes mõttes see on ka valiku koht, et kas ma tegelen nüüd näiteks selle teemaga või ma tegelen selle teemaga, et mille järgi see teie tee nii-öelda kujuneb. Et kui palju seal on nagu seda suhtevajadust? Ja tegelikult vist oleme individuaalsest lähtuvad, sest et suhe on meil kuidagi nii toredasti kokku tulnud, et seal meil ei ole nagu suhtel väga palju midagi niimoodi läbi töötada, sest kohe, kui me kokku tulime, siis me saime aru, mis on see, mis on õhus mõlemal
ja tegelikult individuaalse tasandi nii-öelda õhus olev asi on tavaliselt see, mis mängib suhte dünaamikasse mingisugust mängu. Ja kuna ma olen üsna tundlik igasugustele mängudele, mis puudutavad mitte puhtast kohast nagu olemist, siis mul on väga raske üldse suhetes olnud kogu elu mängida kaasa mingeid mänge, kus nagu keegi tahab olla ohver või keegi tahab olla väga mingi selline midagi muud kui selline nagu päris ja ehe. Ja ma selles mõttes olen võib-olla nagu pidur, et ma ei tulegi kaasa nende mängudega ja ma ei suuda suhestuda nendega ega minna sellesse kohta. Ja see loob teistpidi selle koha, et me oleme väga palju erinevaid teemasid võimelised võib-olla nagu paralleelselt toimetama, et mina teen enda sees tööd igapäevaselt iseendaga mingite meetoditega, kus ma nagu võtan nii-öelda maailma kui osa iseendast, vaatlen mingeid teemasid, mis mulle nagu silma hakkab, mis mind midagi tundma panevad ja kohe töötlen, ma ei too neid tihtipeale üldse suhtesse. Ja tegelikult Artjomil, kellel on põhihaav on ikkagi see, et ta pole kuuldud, on siis nii-öelda individuaalne tasand ja meie suhteruum selleks, et läbi töötada mingisuguseid kihte iseendast, on ju. Et siis see võib olla nii-öelda, mõnes mõttes ongi nüüd täna jõudnud sellesse punkti, kus mina olen öeldud, et kuule, et sa laiutad, et nüüd on vaja nagu hakata vaatama seda nagu tasakaalu kohta selleks, et sa ei saa nagu lõputult seda suhet kasutada mingisuguseks läbitöötamiseks, et siin peab olema ka see mingi lihtsalt ilus ühine osa, on ju. Et me tulime esimese etapina kokku niimoodi, et mina olin tohutu lahendaja ja hästi iseseisev, tohutult iseseisev, nagu löönud jala maha ja öelnud, et ma enam ei taha olla iseseisev, aga see ei tähenda, et ma seda enam ei ole. Mul pole tõrna aimugi, kuidas see käib, mitte olla iseseisev. Et ma täna isegi siiamaani aeg-ajalt avastan, et oi, siin saab hoopis teisiti ka ja see, mida ma teen, on totaalne iseseisvus, sest see on minu jaoks nii loomulik, et ma lihtsalt ei teagi seda. Ja siis ma avastan neid nüansse. Aga et teisel pool oli siis nii-öelda nagu Artjom, kellele ma vaatasin otsa ja küsisin, et kuule, aga kes sind üldse hoiab ja see ei olnud üldse sellepärast, et temaga suhtesse minna, vaid see oli nagu inimeselt inimesele vestlus ja siis ta vaatab ja ütleb, et oota mind või et ma ei teagi, keegi vist või ma ise vist on ja see nagu lugu edasi kerides jõudis ju sinna, kus meil tekkis suhe ja ma tegelikult asusin nagu sellise ülevoolava jõuga teda hoidma kõikides kohtades, et ta kogeks mingisugust nagu armastusse uputatud tunnet, on ju. Mis minu jaoks tähendaski seda, et mingi üks hetk see sai otsa, sest ma ei saanud seda enam jätkata, sest et vaata, kui see nagu ohvrimeelne selline tahan veel juba nagu mängust aru saab, siis on vaja midagi muuta. Ja siis kuidagi niimoodi me oleme nagu, ütleme niimoodi, tantsi ümber ohvri on nagu olnud see selline kõige kesksem teema, et kuidas siis üks väga traumaatiline ja sügav juurdunud uskumus saaks ennast nagu lahti lasta. Et teisel pool olen mina, kelle vajadus võib olla siis nagu mehelt on see, et ta ütleb ja tuletab meelde, et tal ei ole plaanis ära minna, ära kaduda või et ta on ikka veel valimas mind. Ja see on õnneks nagu Artjomil sihuke baasolemuses väga olemas, mida ta teeb niimoodi, et me pole pidanud sellest rääkima, et ma seda vajan. Ja sellepärast ongi see võib-olla nagu kohe dünaamiliselt nagu nihkunud sinna poole, et Artjomil on lihtsalt mingisuguseid teemasid sügavamalt rohkem, mida ta vajab enda seest välja nagu tuua, et üldse näha, mis nendega peale hakata, sest ta on kogu elu elanud nagu põhimõtteliselt sündimise hetkest saadik iseendaga, iseenda sees, ilma et keegi teda niimoodi kuuleks ja mõistaks ja temaga räägiks nagu teiste inimestega, on ju, et see selline kihilisus on erinev ja sellest tulenevalt oleme me natuke kreenis olnud siiamaani, aga tänaseks ongi see, et kuna Artjom on hästi tugeva sellise vastuvõtuvõimekusega, siis me oleme jõudnud punkti, kus ma saan nagu tuletada meelde, et sa teed sedasama, mida me oleme siiamaani teinud, mäletad? Me leppisime kokku, et me enam nii ei tee. Siis ta läheb mingi aeg, kui ta protsessib ja siis me jõuame sellesse kohta, et okei, mis see uus on? Mis see nagu ühine uus siis on, kus meil mõlemal on nagu ruumi ja hea olla ja tasakaal, on ju. Et see on ka jälle see iseseisvuse koht, on ju, et iseseisvus võib olla selline asi, et sa tahad kõike ise teha. Ja teistpidi võib olla see iseseisvus see, et sa oled kohustatud tõusma oma jalgadele ja seisma ise, sest sa ei saa enam nagu lõputult kuidagi
teha seda mängu, mida sa oled harjunud või noh, see on jälle see teadmatus on ju, et ega keegi meist ei vali ohver olla nii-öelda nagu lõpuni teadlikult on ju, et täna tahaks täiega ohvris nende teemadega, et see on ikkagi selline nagu meil ei ole kogemust teistsugusest reaalsusest ja siis meil on võimalus teineteisele hakata vaikselt näitama ja sealjuures nagu minu vastutuskohustus on öelda, et ma näed, teen ukse lahti, ise pead minema läbi, et ma ei saa midagi muud teha, on ju, et ma lükkama sind ei tule, tõmbama ei tule, on ju, aga ma võin avada ust ja öelda, et see eksisteerib. Et uks on lahti, palun mine sisse. On või? Ja vaatasin siin natukene ka nendele meile eelnevalt saadetud küsimustele peale. Ja tegelikult ma arvan, et üks oluline teema on ka, millest rääkida ja tegelikult ma ei tea kummagi teie puhul nagu seda mingit täpset lugu või tausta, aga see küsimus on siia nagu mitmest kanalist tahtnud tulla, et võib-olla seda saaks kuidagi selliselt öelda, et natukene teeme niisugust teema muutuse nüüd. Ehk siis, et aga mis siis, kui keegi on mitte toimivas suhtes, et see küsimus on, et kuidas teha tegelikult mitte toimivas suhtes endaga rahu või siis kuidas leida jõudu selleks, et teha lõpp suhtele, mis tegelikult enam ei kanna. Noh, et kui me rääkisime ka siin nendest kohtadest, et tegelikult ei pruugi üldse olla lihtne seda nagu sammu teha, on ju, et ma enda kogemusest tean, et seal võivad olla mängus veel lapsed ja tegelikult on juba piisavalt palju mälestusi, mis mõnes mõttes nagu tahavad kanda ühest küljest ja seal võib olla väga positiivselt, aga tegelikult individuaalsel tasandil sa võid tegelikult kogeda, et aga tegelikult on see suhe läbi, tegelikult on nagu see tehtud, milleks me kokku tulime, on ju. Et kuidas teie sellele küsimusele vastaks, et kuidas teha mitte toimivas suhtes siis endaga rahu või siis leida jõudu, et astuda välja? Ma võin vastata, sest tegelikult eelmine suhe, mis mul enne Eliisi oli väga selline konfliktne ja kui ma jõudsin sellesse kohta, et ma sain aru, et tegelikult ma ise olen loonud selle olukorra, selle inimese, et ta näitaks mulle neid kohti, siis põhiteema, mis eelmises suhtes oli see, et ma ei valinud ennast. Ehk siis ma ei hoidnud piire ja ei öelnud, et mulle ei sobi see, vaid ma lasin kogu aeg, näed, oota natuke, nihutame seda piiri edasi. Nii on okei. Natukene nihutame veel edasi, nii on okei. Et kõik need petmised, kõik need reetmised, kõik need valud, mida ma nagu lihtsalt alla neelasin, on ju. No, see oli valus ja ebamugav, on ju, aga ma lihtsalt jaa, ma annan andeks sulle, sest ja see on võib-olla koht nendele, kes on väga tugevad enda sees läbi töötajad, et tegelikult meie kohustus ei ole mitte hakkama saada kõigega, mis meiega juhtub, vaid nagu välja mõelda, ehk siis nagu lõpuks hakata mõistma ja hoomama, mis on see, mis mulle haiget teeb ja kas ma soovin saada korduvalt haiget või ma enam ei soovi. Ja hakata nii-öelda kinni hoidma sellest nagu teadmisest, et ma ei taha läbi selle enam haiget saada, ma ei taha tunda seda tunnet ja see ei tähenda, et me valime nagu midagi veel muuta, vaid see on nagu nüüd see aus kohtumine selle kohaga, et okei, siin on piir ja mina peaks justkui seda piiri hoidma. Enamik ajast meil pole õrna aimugi, kuidas seda piiri hoida, sest et see on nii nagu sisse tallatud rada juba, et ma saan siis aru, kui mul valus on ja siis ma mingi oota. Ta tuli läbi üle mingisuguse piiri, aga kus see asub, mul pole ju õrna aimugi, on ju, et siis hakata tagurpidi nagu leidma seda kohta, kui kaugel või mis hetkest see asi mulle tegelikult haiget teeb ja mis üldse mulle haiget teeb. Et see ju ei ole selles nagu käivas suhtemustris alati kõige nagu lihtsam, on ju, aga see on see koht, millele tähelepanu enda sees pöörata, kui sa täna tunned, et su suhtes on midagi, mis ei toimi. Sest tegelikult ega mina kalibreerin tänase päevani väga toimivas suhtes selle sama asja järgi, on ju, et kui ma tunnen, et midagi on minu jaoks nagu sihuke, et ma kogu aeg ühte ja sama kogen nagu sarnast asja läbi erinevate olukordade, siis ma hakkan vaatama, et okei, aga see tähendab ju seda, et mina ei märka enda mingisugust nagu piiri, ma olen midagi ütlemata või kommunikeerimata jätnud, isegi see kommunikatsioon ei pruugi alati olla sõnaline, et ma midagi olen nagu maha maganud selle koha pealt, et ta saab ja teeb, sest ma ju tean, et me oleme kokku tulnud selleks, et teineteist hoida, mitte selleks, et lõhkuda.
et sellest aspektist, et kui teine inimene teeb alati, absoluutselt alati oma parima, siis on küsimus, et kas ta ei mäleta või ta ei tea. Et enam nagu meelega haiget tegemist selles mõttes ju ei eksisteeri sellistes suhetes, mis täna nagu on, et ainult nendes suhetes, kus on jõutud selle punktini, on ju, et nad päriselt tahavad teineteisele haiget teha, aga seda on väga vähe, on ju, väga äärmuslik. Ja selles suhtes inimesed tavaliselt teavad, et see nii-öelda meelega haiget tegemine on seal juba mängus. Enamik juhtudel see ei ole nagu meelega. No üks asi on ka emotsioonid, on ju, ehk siis ma olen enda klientide peal, kellega ma olen kehatööd teinud, on ka mingid suhteprobleemid olnud ja siis kogevad lihtsalt mingi, ma ei tea, hüljatuse või kurbuse või mis iganes tunde keha tasandil niimoodi läbi, nagu nad ei ole kunagi tundnud. Ja siis kas muutub see dünaamika, et kas see suhe lihtsalt inimene tõuseb välja sellest suhtest. Et ta saab aru, et tema on ressurss ja tema on see reaalsuse alguspunkt, on ju. Ehk siis siis tihtipeale hakatakse küsima, et okei, aga miks ma siis olen need korduvad olukorrad loonud? Ongi sellepärast, et seesama tunne, mis on see baasjuhtiv tunne, loob uusi ja uusi mustreid, uusi suhteid, uusi kogemusi. Ja see nii kaua, kuni need tunded on kehas läbi kogemata, siis inimene loobki. Ja siis ongi see, et see on see mugavustsoon, et mul on mugav, mul on turvaline, tegelikult on ju hästi, tegelikult on ju kõik tore. Aga samas tegelikult seda ühendust ei ole, seda nagu päris sellist armastuse ja südameruumi nii-öelda avatust ei ole. Ja siis ongi... Kui ma saan nagu regulaarselt oma suhte sees mõelda seda mõtet, et okei, kui ma nüüd nagu selle tundega hakkama saan, kui see natuke vaiksemaks jääb, siis on jälle päris hea. Siis see on juba märk sellest, et midagi on täiesti nihkes ja see ei ole aus enam, on ju. Et need on need nagu väiksed märgid, mille järgi hakata nagu sealt sellest pöörisest võib-olla väljuma, sest et üks asi ka, mis on see, et ohvrimeelsus on ju tegelikult... Ta ei ole mitte midagi muud kui see nagu ebaküps täiskasvanu, ehk siis iga aspekt meis, mis on alles lapse tasandil haavunud, mängib ohvrit selleks, et me näeks. Ja see ohvrimeelsus ei ole mitte karistus, vaid ta on tegelikult ju ainuke viis, kuidas sa selles valdkonnas, selles aspektis oled võimeline armustust vastu võtma. Ja see on see nõudlik viis nagu laps. See ei ole nagu olemuselt mingisugune pahatahtlik asi ja kui sa valid seal nagu selle koha, et okei, kui ma ei ole ohver, mis ma siis olen, siis see tähendab, et ma vastutan enda eest ja ma olen vaba, mis tähendab, et ma tõusen jalgadele, olen iseseisev ja valin, mida ma siis päriselt tahan. Isegi kui see ma päriselt tahan, on see, et ma tahan, et teine inimene tuleks ja kallistaks mind, siis see hetk, kui ma ütlen, et kuule, tead, kallis, ma vajan praegu, et sa tuled ja kallistad mind, siis see on juba sellest välja tõusmine, sest sa oled võtnud vastutuse selle vajaduse eest. Ja see on see nagu raske protsess, et kui sa tunned, et sa oled nagu düsfunktsionaalses suhtes, mis nagu ei lähe nii ega naapidi, ainuke, millele sa saad kindlaks jääda, on see, et ära kuku ohvrisse ja nii palju kui võimalik jää seisma. Seisa nii kaua, kuni sa tead, mida teha sellest kohast, kus sa ei ole ohver. Sa keeldud nagu kukkumas sellesse kohta, kus sa nagu hakkad seda mingit mängu mängima ja sa ei tea veel, kuidas seda uut asja teha. Aga sa saad seista ja öelda, et tead, ma ei tea, mida ma tahan, ma ei tea, mida ma vajan, aga ma praegu pean seisma nii kaua, kuni ma saan aru. Mida? Kuhu? Mis see on, mis ma päriselt tahan? Ja sellel hetkel sa hoiad iseennast. Sa hoiad ennast paigal, sa hoiad ennast koos ja sa ei luba sellel nii-öelda nagu väga... igat pidi üritab käima minna see ratas kogu aeg igast nurgast ja sa ei luba sellel nagu käima minna. Ja see on see, millega sa saad kasvada selles mitte toimivas suhtes, kas uuesti inimesed kokku, sest tal tekib see, et oota, enam ei saa seda mängu mängida, mis me siis teeme? Või see inimene tuleb, ütleb ise, et kuule, mulle nii ei sobi, sa teed siin mingeid imelikke asju, on ju. Või on see, et see inimene, kes seisab, ütleb, et tead, ma näen, et sa ei tule muga kaasa ja mul on vaja midagi muud, on ju. Et see nagu, ma ütleks, et ei tasu ei lahendada, ei tasu ära joosta, vaid tasub nagu seista nii kaua paigal, kuni sa päriselt endas olevatest tunnetest nagu aru hakkad saama ja neid hoomama. Ja kui palju draamasid ja kui palju valu kukub maha, kui me ei vali teineteisega kommunikatsiooni teel nagu hakata lahmima seda, sa tegid nii, aga siis juhtub nii ja bla, 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 ma tunnen sellepärast nii, et sina teed nii ja et see, et isegi väga teadlik kommunikatsioon võib olla väga suur süüdistus, mis on oma olemuselt jälle selle draamaahela nagu aktiveerimine. Igasugune vaikus
ja kõik nagu, et sa lihtsalt nagu oled endas ja lased maha kukkuda kogu sellel trallil, isegi kui see nagu näiliselt teeb haiget või lõhub, siis see puhastab seda kohta, et ma ei astu sinna mängu. Et mina ju ka olen kogenud Artjomiga ikkagi neid sügavaid kohti, kus ma ise tunnen, et okei, ma lihtsalt nagu hakkan nutma sellepärast, et ma pean seisma paigal ja ma ei saa minna seda mängu kaasa mängima, sest mulle tunduks nii lihtne, et ma teen selle pai ääres, me kallistame ja siis ma räägin temaga, kuidas oleks normaalne. Aga see oleks nagu sellesama mustri läbitegemine, mis on läbi keha, mis tähendab, et me oleme sammu kaugemal, mitte lähemal sellest kogemusest, et ta tunneb ennast iseseisva. See on see taaskäivitamine. Ja tihtipeale ongi see, et kui me enda sees mingi muutuse teeme, siis kui mina olen reaalsuse algpunkt, siis ma loon ju järgmised kogemused selleks, et näidata, et oota, aga võib-olla, kas sa päriselt valisid või? Et noh, näiteks minu eelmise suhtega oli ka niimoodi, et ma andsin andeks, oo jaa, kõik 3 päeva oli jumala ilus ja siis jälle, pum, ja siis jälle. Ja kogu aeg käis niimoodi ja siis ühel hetkel ma sain aru sellest, et ma lasen iseendast üle sõita. Ja kui ma ennast armastaksin, kas ma päriselt laseks niimoodi teha? Ja siis ma sain aru, et vau, ma ei olegi ennast armastanud. Ja see oli valus. See oli nagu esiteks siuke tunne, nagu reaalsuspilt löödi puruks. Noh, keegi oleks haamri või kuvaldaga lihtsalt vastu klaasi virutanud ja kõik läks kildudeks. Aga siis oligi see, et järjest rohkem hakkasin teadvustama, et okei, see on ju minu enda loodud kogemus selleks, et näha seda. Sest tegelikult eelmistest suhetest oli ka ju sama muster kogu aeg. Ja see on nagu päris jabur, kui niimoodi vaadata tegelikult, kuidas me endale erinevaid olukordi loome, mis on sama või sarnase tundega baas olemas. Ja, aga minu arust te ütlesite ka väga ilusti seda kohta, et ma arvan, et see nii-öelda aeglustumine ja peatumine ja mõnes mõttes ja mida mina ka nii enda klientide kui iseenda kogemuses olen kogenud, et mõnes mõttes ei pea kuhugi nagu jõuga minema või mitte midagi jõuga tegema. Et pigem ongi see, et mind toetas, ma arvan, et kõige rohkem see, et ma andsin endale aega, et mina saaks aru, mida mina tahan. Ja siis, kui ma sain aru, mida mina tahan, siis ma tegelikult mõnes mõttes hakkasin hoidma pilti sellest, kuidas juba see on. Ja mõnes mõttes ka nagu mõnes mõttes ilma nägudeta, et jah, oli ju võimalikkus, et on nagu see minu endine partner näiteks see, kellega võib muutuda, sest et ega kõik võib muutuda alati. Ja samas nagu see aja võtmine, ma arvan, et oli parim, sest siis hakkab elu looma täpselt nii, nagu on õige. Et siis nagu üks legendaarne ütlemine on, et muutub mees või siis muutub naine või muutub naine. Ehk siis, et see ei ole nagu mõnes mõttes meie asi, kas muutub mees või muutub naine või muutub naine. Aga et kui ta tuleb nagu loomulikult see muutus, see kuidagi, ta loob ära hästi loomulikult, kui me ei hakka ise seda kontrollima, me ei hakka jõuga seda asja tegema, me ei hakka kuidagi nagu ennast nagu jõuga kuskilt välja tõstma ja samal ajal just see nagu iseenda sisse võtta, ja mitte ka üle vastutama minna mingi partneri eest või nagu kogu aeg nagu mõelda, et eriti mulle tundub niisuguses enesearengu maastikul on niisugune lõksukoht päris ilus, eriti niisugustel, ma räägin endast ja olen ka enda ümber päris palju näinud, et kui ma olen üleüldises mõttes niisugune üle vastutav, võib-olla lapsest peale olnud, kes alati vaatab, et kuidas teistel tunded on ja mis teistel on ja siis ka, kui sinna niisugusesse enesearengu maailmasse sisse hüppasin, siis nagu ma tahtsin jääda nagu mõnes mõttes, et kui midagi oli meie suhtes, siis ma tahtsin võtta selle alati nagu enda vastutuseks. Mina pean endaga veel tööd tegema, nagu ükskõik mis oli, et kogu aeg ainult mina pean endaga tööd tegema, veel pean endaga tööd tegema ja veel endaga tööd tegema. Selle asemel võib-olla, et ma oleks võinud just mitte teha, vaid olla lihtsalt nagu vaikselt ja mitte võtta vastutust nagu kõige eest ja kõigi eest. Sest siis ma läbi selle nagu lubasin enda piiridest üle sõita ja tegelikult nagu ei julgenud ka olla võib-olla aus 100%, et mida mina tegelikult tahan või mis mina ootan,
ja mõnes mõttes siis need asjad nagu hakkasid ise nagu paika loksuma, et jah, võib-olla seal tuleb mingit kaoselementi võib sisse visata selles niisuguses muutuse perioodis. Ja teine koht, mis mind nagu viimati ühes vestluses kõnetas, kus oli ka täpselt niisugune dünaamika, et mittetoimiv suhe ja siis tegelikult nad otsustasid, et nad võtavad nii-öelda aja maha, võtavad nii vaikseks ja nagu paigale, aga see nagu nii ilus taipamine sealt tuli, et tegelikult, et issand, selles suhtes on tegelikult kõik olemas kogu aeg olnud, mida ma tahan. Aga vaata see mingi jonniv osa, kes ei tahtnud vastu võtta seda, mis seal juba kõik oli. Et teinekord võib toimuda nagu niisugune teistpidi avanemine, kui ma ise astun, mõnes mõttes muudad seda mustrit mingiks ajaks ja siis tegelikult võidki vaadata, et tegelikult mu suhtes on kogu aeg armastus olemas olnud, see teine inimene on nii äge inimene mu vastas, aga ma ei näinud seda, sest et ma lihtsalt olin nagu selle looriga, kus ma seda ei näinud. Ja mõnes mõttes seal oli sarnane lugu. Aeglustus, aja mahavõtmine, võtame siis, julgemegi võtta, me ei pea midagi otsustama täna, sest et võib-olla on lihtsalt mingid kohad jäänud rääkimata, on ju. See on oluline. Aga, ja siis on meil üks niisugune hästi nagu spetsiifiline küsimus, aga mõnes mõttes ma mõtlesin, et selle koha pealt, et tegelikult üks üsna noor osaleja oli meile kirjutanud, et kuidas siis sellisest nagu, kuidas, et kui mõnes mõttes niisugune natukene vanemate teema ja siis iseendaks olemise teema, et kuidas tegelikult päriselt luua suhet ja olla suhtes, kui tegelikult on mingid niisugused perekondlikud mustrid sellised, mis ei toeta ja kuidas teha siis nii-öelda suhte sees olles tööd ka nii-öelda siis nende mustritega, mis siis võib-olla tulevad päritolu perekonnast, sealt, kus me tuleme. Et võib-olla teil on mingeid mõtteid selles osas ka, et teinekord ju võib olla nii, et me oleme võib-olla näinud elu jooksul mingid teatud suhtemustreid, seda, mida me lapsepõlves ikka oma vanemate pealt näeme ja tegelikult võib-olla me ise soovime hoopis midagi muud kui see, mida me oleme näinud. No, mustritega on see selle kohta ka mõni kommentaar. Ja, et mustritega on see lugu, et esiteks, kui sa oled kogenud mingit väga intensiivset mustrit oma peres, siis sa teed kas samamoodi või vastupidi. Esimeseks asjaks tuleks tuvastada, kas sa kaldud tegema samamoodi või vastupidi. Ükski äärmus ei ole hea. Et see on nagu esimene aspekt. Ja teine aspekt on see, et mitte muretseda selle pärast, kelle moodi või mille moodi või kust kohast see tuleb, mida sa teed, vaid tulla jälle tagasi enda juurde, sest et sa tegelikult tead, mida sa tahad. Ja iga kord, kui sa tead, mida sa tahad, siis sa saad luua vabaduse sinna punkti ja öelda, et okei, kui ma tean, et ma tahan, ma ei tea, abielu, 2 last, suurt maja ja oma autot, kui ma tean, et ma seda tahan, aga luban endal nagu vaadata, et kui see kõik oleks olemas või kui seda kõike ei oleks üldse olemas, mis ma siis tahaksin? Siis sa saad nagu iseendaga mängida seda perspektiivide mängu, mis loob selle, et ühel hetkel sa tunned ära, mida sa tahad. Nii kaua, kuni sa arvad, mida sa tahad, siis sa põgened kas selle elu eest, mis sul on olnud või selle elu suunas, mida sa väidetavalt tahad. Ja seal sees ei ole tegelikult kohalolu, vaid see on jälle seesama, mida me suheteski teeme, on ju, et me üritame kas suhte probleemide eest ära joosta või jookseme koos nendega, lahendades neid muudkui ja me üldse ei lase neist lahti. Võib-olla probleem on ammu juba lahendatud ja lahing tahab maha kukkuda, aga me muudkui hoiame, on ju. Et sama asi on tegelikult igasuguse suhte loomisega, mis ei ole üldse ainult paarisuhete teema, on ju, et kõik meie suhted vanematega, lastega, need kogu aeg muutuvad ja need ongi loodud muutuma, sest me näeme iga hetk iseennast uuel viisil, kui me lubame. Aga selleks on vaja kohal olla, ehk siis paigal seista ja vaadelda, et okei, täna, ma ei tea, mu lemmikvärv on sinine, aga homme võib-olla ei ole. Ja kui homme on käes, siis ma vaatan, et mis mu lemmikvärv on. Et ma luban nagu sellel iseendal kogu aeg kujuneda, areneda, näidata erinevaid aspekte, et ma ei pea millestki kinni hoidma. Mis puudutab suhet,
siis me ju lepime oma partneriga kokku, ma ei tea, kas me oleme siis nagu teineteisele truud, jagame ennast või ei jaga ennast, kas me teeme nii või naa, me räägime nendest asjadest selleks, et nagu leppida kokku, et okei, mulle sobib nii, sulle nii, okei, aga siis me ei saa üldse koos olla, sest mulle ei sobi see, mis sulle sobib, onju, et need ju selleks meil kommunikatsioon ongi, et mis puudutab seda minevikku, mis tahab kuidagi nagu tulla, siis sellele tasub ainult vaadata otsa koos armastusega, sest see on ainuke asi, mis hirmu nagu ära lahustab, et kui sa kardad, et sa teed nii, nagu on enne sind tehtud või kardad, et sa ei suuda teha nii, nagu on õige, siis noh, need on hirmud ja neile saab ainult armastusega otsa vaadata ja see armastus on see, et ma mõtlen välja ja jõuan selle hetkeni, et ma tunnen ära, mida ma päriselt tahan. sest see noh, paraku tänapäeva maailmas käib läbi väljamõtlemise, et me vaatame, mis meie ümber on, otsustame, et seda, mis naabril on, ei taha, seda, mis, ma ei tea, sõbrannal on, seda võib-olla tahaks. Ja siis sealt kahe kombo vahelt mõtleme, et mulle meeldiks hoopis see ja siis me tunneme ära, onju. Et võimalikuste kuningriik ja külluse kuningriik on meie ümber kogu aeg, kui me valime kasutada. Et jah, ma arvan, et ületähtsustatud on võib-olla pisut see selliste mineviku mustrite nagu kandvus, justkui me oleksime nende ohjes pidevalt. Samas, kui me võtame nagu vabaduse ja tingimusteta armastuse, me ei anna endale hinnanguid, me ei anna teisele hinnanguid, me lihtsalt valime kohalolu ja lubamisega teha ruumi endale ja teisele. No need asjad iseenesest hakkavad nagu näitama ja lahustuma ja nagu kaovad ära nagu. Ja. No üks asi on ka see, et kelle jaoks sa tegelikult elad. Et kas sa elad enda vanemate jaoks, et neil oleks kõik hästi, sest sina valid elada selle järgi, mis on nende uskumused ja nende programmid. Või siis sa valid seda, et mida sa päriselt ise soovid. Ja tihtipeale see, et ma valin seda, mida ma päriselt ise soovin, on võib-olla tulevadki üles mingid, ma ei tea, hüljatuse hirmud ja ma ei tea, et äkki mind visatakse üldse hõimust välja ja visatakse perekonnast välja, visatakse, ma ei tea, mis iganes kohtadest välja ja siis ma jään üksi. Või ei võeta lihtsalt või ei võeta omaks. Tänapäeval on ju isegi see, et kui me vaatame nagu meie generatsiooni või natuke nooremaid, siis tegelikult väga palju ei ole neid, kes ütleks, et tead, sa oled nii noor, et sa lihtsalt nagu suhtle inimestega ja kui on tunne, et sa tahad suhtes olla, ole natuke, see ei tähenda midagi, sa võid ju nagu olla erinevate inimestega mingi perioodi jooksul ja siis vaadata, mis sulle meeldib, mis ei meeldi, et seda nagu ei tolereerita, see on see, et sa pead leidma selle ühe, ta peab olema täiesti õige, sa pead kohe teadma, kuidas see armastamise värk käib ja sa pead kohe teadma, kuidas see suhtevärk käib ja sa pead kohe teadma, mida kõike sa tahad ja vajad. Ja siis te olete elu lõpuni koos ja kui sa vahepeal kuskile mujale vaatad, siis sa oled patune ja siis üldsegi nagu võiksid nagu mõelda selle peale, et kuidas neid asju õigesti teha. Et see süütunne, et ma ei tee õigesti, on ju maast madalast nagu kogu aeg meiega kaasas. Kuigi mingis vanuses noorena, noh tänapäeval eriti, kus noored saavad aina nagu varem nii-öelda täiskasvanuks, on ju. See nagu teineteisega tutvumise ja iseendaga tutvumise periood läbi selle peakski olema natuke selline nagu möllune, et sa täpselt ei tea, kellega sa koos oled või ei ole, kes sulle siis meeldib või ei meeldi ja üldsegi ma tahaks üksi olla ja iseendaga, on ju, et minna reisida ja teha, mis iganes pähe tuleb, sest et see ongi see nagu võlu avastada iseennast esialgu nii hoomamatult. Ja siis, et okei, mulle need asjad meeldivad rohkem, ma nüüd teen neid rohkem. Mulle sellised inimesed meeldivad rohkem, okei, ma siis olen nende inimeste keskel rohkem, on ju. Et seda avastamist nagu julgustada, mitte kohe üritada nagu tabada naelapea pihta, et see üks inimene, kes mulle meeldib, peab lõpuni välja nagu sobima surmani, on ju. Et võib-olla ei õnnestu kõigil niimoodi leida ja võib-olla see on okei, et me nagu tahamegi kogeda erinevaid inimesi, et selleks on ju ka teadlikkus ja igasugune võimalikkus olemas. Täpselt. Ja hakkame vaikselt nüüd koomale tõmbama meie tänast vestlust ja Artjom ja Eliis, te olete tulemas ka ühenduses festivalile ja olete sellel aastal üsna mitu asja või töötuba või kogemust loomas. Kas te ise kommenteeriksite võib-olla natukene, et mida te tahate sellel aastal ühenduses festivali nii-öelda ruumides luua või mida sinna sisse tuua?
Helirännakus ja sagedusrännak on niisugune mõnus võimalus integreerida kõike, mis seal õhku luuakse. See on alati see meie selline nagu kingitus festivalile, et see ruum lihtsalt olla, lubada, tunda ja selle sees olla hoitud. See on nagu kõigile, kes soovivad, aga töötoaga minul on küll selline nagu sisemine sügelus, igatsusemaiguline soov, et ma tahaks võimaldada nendele, kes tulevad, nagu kübekest sellest tundest, mis on meil kahel koos luues lava peal. Ehk kuidas tekib see nagu teineteise kuulamine, kui me ei räägi sõnadega ja kui me ei laula sõnadega, kui me ei pea viisi, sest meil ei ole laulu, et meil on lihtsalt mingisugune õhus hõljuv tunne, mida me laseme hääle kaudu välja. Et kui seda teha nagu nii-öelda erinevates duodes, triodes, quattrodes, et siis mis siis saama hakkab ja mis tunne see kehas on, see ei pea õnnestuma, see ei pea kõlama kuidagi, aga sa saad pihta selle tundega, mis tunne on kellegiga suhestuda, ilma et see oleks niisugune nagu maine jutustav, kokku lepitud tingimuslik ruum, on ju, et see impro ja kindlasti natuke jagame ka neid dünaamika asju, et kuidas me nagu nähtamatus maailmas suhtleme. Nähtamatu maailmal ma mõtlengi seda, et me ju kohtume, me tunnetame teineteist, me loeme teineteist läbi iseenda filtri, on ju, ja kõik need asjad, need aspektid. Ja siis me oleme juba mingi otsuse teinud enne, kui teine on üldse suu lahti teinud ja võib-olla öelnud meile midagi väga ilusat, oleme meie mõelnud, et issand, milline tropp. Et selles suhtes see koht on nagu meis kõigis olemas ja see, kui palju hinnanguid me anname endale, teistele, mida me kokku tõmbame ja mida me võiksime kogeda, et see on võib-olla see sihuke tunne, mida ma tahaks nagu kasvõi nagu grammi kõigile osalejatele pakkuda, kes valivad seda ühenduse hääle töötuba. Ja kas see võiks siis olla nii, kas on, et sinna võib tulla siis nii-öelda kaaslasega koos, aga sinna võib täitsa üksi tulla ja leida endale sealt koha pealt kaaslased, ehk siis see saab olla nii-öelda siit perspektiivist, et ma tahaksin tegelikult vaadata, kuidas me selles ruumis suhtleme, või siis on hoopis see koht, kus ma lähen täiesti nagu iseennast avastama, vaatan, mis juhtuma hakkab. Ja, absoluutselt. Et sa saad suhestuda nii paarina teiste inimestega kui üksikuna teiste inimestega, kui seal niimoodi grupi dünaamikas, et selles mõttes jah, lõpuks me läheme ikkagi ju kogema seda iseenda tunnet, et mis tunne on minuna ühenduda teistega ja kuidas me seda vastu võtan või ei võta. Igal juhul väga-väga põnev. Artjom, kas sa tahad ka lisada midagi? Ja no see, mis me loome, on tegelikult armastuse ruum, on ju, et inimesed saaksid ühendust enda armastusega eelkõige läbi selle, mis me loome, läbi selle, mis me oleme. Sest tegelikult nii paljud inimesed, kes on meie helirännakutel käinud, ongi see, et esimene kommentaar, mis tuleb, on see, et nagu, kuidas te sellise sünergia loote, et ma saan nagu tulla südamesse, päriselt tunda seda nagu iseennast. Ja see ongi kõige ilusam tegelikult. Sealt ju kogu ühendus hakkabki. Kas sa sellel aastal ja ruumi seisma, on ju? Jah, täpselt. Teatud kihis. No see on niisugune läbi kohalolu loomise tekib üsna sageli see tunne. See on nagu lõputu ajatu ruum ja teinekord see võib kesta just väga kaua. Kas sa sellel aastal ka basaarile oled enda teenuseid pakkumas tulema, ei ole? Ja me tuleme koos Eliisiga nüüd seekord, et me pakume 4 käe sessioone paaridele ja siis ma ei tea, kes tahab sõpradega või üks ühele tulla. Kõik versioonid, et kas üks inimene ja meie kahekesi või 2 inimest ja meie kahekesi või siis üks ühele. Nii Eliisiga kui ka üks ühele minuga. Siuke nagu full menüü. Ja. Väga põnev ja võib-olla see on ka see koht, kus teistele meelde tuletada, et kuulge, kui te olete ka midagi teistele pakkumas, siis basaaril on veel mõned kohad, et tuua oma maagiaruumi, et niimoodi see ühendusfestival tegelikult ju koos luuakse ja see tullakse ühendusse teine teisega. Ja mul on teile ka tegelikult 5 küsimust, need on lühiküsimused, lühivastused. Võib-olla üks küsimus on natuke pikem, aga
natukene üllatame teid ka niisuguste võib-olla teist random küsimustega, aga nii, vaatame, kas Liis kuuleb, kas ta kuuleb muidu, mida ma küsin või ta ei kuule. Või siis praegu teeme ei vooru, kuule. aga siis teeme vooru sinuga ära ja siis me saame pärast võib-olla Liisiga vooru teha. Igal Okei. juhul Ta tuleb juba. ja juba tuleb, väga hea. Et, Nii. et siis meil on ette valmistatud 5 küsimust ja siis lühiküsimused-vastused. Nii, mis on sinu jaoks ühendus? Minu jaoks on ühendus armastus ja kohalolu. ja minu jaoks on ka ühendus eelkõige see punkt, kus ma olen ise avatud, ehe kohal ja armastan. Kui on valida maailmas üks praktika iseendaga ühenduses olemiseks, siis mis see on? Mina tean, ausus. Jaa, no mina ei teagi, mis see võiks olla. Mul tuli esimese praktikana see, et ma lähen lihtsalt iseendasse. No jah, see on ka ausus. Sa lihtsalt vaatad iseendale otsa. Ja see ausus väljendub tavaliselt läbi hääle või heli. Mis on esimene asi, mida sa hommikul teed? Ringutan. Ja enamik hommikutest me teeme musi esimese asjana. Ma ringutan enne. Ringutad enne, kui sa musi teed. Mina ärkan selle peale, et ma saan musi. Jah, no näed. Et Eliis ei tea, mis Artem ennem teeb, et kas ei tea, jah. Ma lihtsalt nii. Ja siis teen musi. Jah, mina ringutan peale seda. Ja, mis toob sind ühenduses festivalile või mis paneb sind sinna ikka ja jälle tagasi tulema? Ühendus. Ühendus, jah. Ja see kogu, esiteks need kõik inimesed, kes seal on, ja see vaba olemine, mis seal on. Ja sel aastal me pakume ka, eks siis me loome neid heliruume, et see on ka see, miks me tuleme sinna. Kindlasti nagu nendele, kes kõhklevad või nagu toetavalt öelda, et minu esimene aasta oli ka siuke, kus ma ei teadnud mitte midagi, ei energeetikast, vaimsest maailmast ega mitte millestki ja mõtlesin, et ma nüüd lähen sellisele üritusele, mis must järgi jääb, mis must edasi saab ja mis ma selle kõige peale hakkan. Ja tegelikult see tunne, et need inimesed on seal nagu rahulikud, see ei ole nagu siuke peale tükiv, nagu võib-olla on nagu hästi hea õrn viis avastada, et lähed töötuppa, vaatad, et ei meeldi, lähed ära vaikselt, peidad ennast natuke oma telgis, siis lähed jälle natuke rahva sekka. Et selles mõttes see nagu võib-olla siuke nagu ilus koht, kus seda sama ühendust iseenda ja teistega õrnalt enda tempos, sest sa ei ole seal nagu sunnitud nii-öelda, keegi ei vaata, et kas nimekirjas on need inimesed kõik ruumis ja sa ei pea ütlema ja kohal on ju. Et selles mõttes see on siuke nagu hästi mõnus, pehme. Vabas vormis jah, et nagu sellist kohustust ei ole. Et inimene saab ise uudistada. Ja siis on mõned inimesed, kes üldse töötubades ei käi, vaid istuvadki kuskil, ma ei tea, ja nad saavad mingi transformatiivseid kogemusi, et asi ei olegi tegelikult praktikas, asi on tegelikult iseendaga selles kontaktis. Kõigile midagi. Saun või tants? Saun. Mõlemad saab ka või? Kõigepealt tants, siis saun. Ja peale tantsu saun. Ja, külluse ruumis saab kõike, on ju. Ja, üldsegi DJ. Jah. Ja, igal juhul minul on hästi hea meel, et tulite kaasa sel teemal rääkima, suhete teemal rääkima ja ülipõnevil juba sellest, mis hakkab toimuma siis mõne nädala pärast. Ja kes siin kuulavad, me saadame kindlasti ka salvestuse teele ja meil on tulemas ka järjest igasuguseid webinare veel, millega ennast nii-öelda häälestada juba natukene festivali moodi või siis uurida, et millest me räägime, millised on meie õpetajad, nendega tutvuda.
et siis samalt lingilt saab registreerida, milliselt ringilt te siia tänasesse vestlusruumi registreerisite ja siis saate osaleda. Igal juhul suhete teema on minu arust ka selline, et noh, kuhu võid nagu minna ja jäädagi rääkima ja mõnes mõttes täna nii ilus oli kuidagi kogeda seda teie ruumi ja teie vaatenurka suhetele ja sellele, kuidas seal sees siis kasvada, areneda, millele teie suhte puhul nii-öelda tugineb. Et loodan, et kõik said endale kasvõi ühe killukese kaasa võtta, mida siis nüüd võib-olla siis teha teisiti või siis just mitte teha teisiti või tähendab, et teha teisiti, aga et üldse mitte teha, ma tahtsin öelda. Ehk siis võib-olla see aeglus. Okei, vaatan, mis siin on. Ja siis vaatan, kas tahan mängida kõiki mänge, mida me muidu automaatselt mängime. Igal juhul aitäh ja nii tore, et te tulite sellesse Ennikese loodud kaose või siis aja klitsi, kus siis 28 minu reaalsuses oli ka esmaspäev, aga siis mulle tegi tiim selgeks, et 28 ei ole esmaspäev, aga ma ei vaadanud üle, et kas teie jaoks on 28 esmaspäev või on pühapäev. Nii et noh, ühesõnaga, et ma saan aru, et see nagu ja see on jumalik lahti rullamine sellest. No, see on ja meil oli, vaata, mul oli sessioon enne seda, onju. Ja siis me istusime tükk aega siin, mõtlesin, et okei, miks me nagu ei lähe? Ja lapsed ka nagu ei koristanud, onju, siis Eliis küsis, et okei. Neil oli, lastel oli see, et kui nad pannud asjad kokku, saab jäätis sööma minna. Isegi see neid nagu ei paenud nii palju, et neid asju kokku panna, nad lihtsalt mängisid edasi. Me mingi okei, no siis on nii ja siis järsku on, näed kuidas. Ja siis ma vaatasin su sõnumit, onju, et saatsin mingi Zoomi lingi, siis vajutasin sinna peale, et oota, äkki me teeme mingi heliproovi või et nagu kas kõik toimib, onju. Ja siis vaatan, me oleme siin. Me oleme siin juba. Ilus kaos. Ja, ilus kaos ja siis saame ise otsustada, on see siis esmaspäev või pühapäev või 28. või 29. Igal juhul see oli siin. Nii et aitäh teile ja täpselt nii, et ma vaatasin, et ei tea, kas äikesepilv jõuab siia ennem kui me lõpetame, aga ilusti ta läks mööda, nii et ma sain ilusti kuivalt siin teiega puu all ära rääkida. Nii et kohtumiseni taas ja kohtume festivalil. Ja näeme. Aitäh sulle. Tšau. Aitäh teile kõigile, kes kuulasite. Ja. Tšau. Tšau.